Nii, ilusat laupäeva hommikut kõigile ja aega ei viida, lähme kiirelt kohe asja juurde, et vaatame üle kõigepealt uudised, et mis meil siis näitavad Forex Factory ja MyFXBook. Esmaspäev eurole ühtegi uudist ei ole tulemas, Iirimaal on St. Patricku päev. Seda siis Forex Factory meelde sinna kajasta. Ja ülejäänud on siis Hiina yuanile uudised ja USA dollarile. USA dollarile tulemas siis eksportuudised, gaas ja autod. Vaatame korra siia sisse. Kas me saame siit timedust? On langevas tendentsis 0,5 üle-eelmine, miinus 0,5 eelmine ja konsensus 0,2, et ootaks siit langust. Edasi, et selle uudise põhjal siis langussuund. Vaatame retail sales. Täpselt samamoodi langevas tendentsis 0,7 üle-eelmine, miinus 0,9 eelmine ja konsensus ehk see ootus on 0,7 ehk et ootaks siit samamoodi siis langust. Et praegu nende uudiste põhjal siis dollarile ootaks esmaspäeva kohta negatiivset mõju. Retail sales aastalõike täpselt samamoodi langustendentsis 4,4 üle-eelmine, 4,2 eelmine on siukse 0,2 punkti võrra siis protsendipunkti võrra languses ja selle uudise põhjal siis pigem positiivne mõju. Ehk et siuke nii ja naa, nagu esmaspäev ikka, võib olla siis konsolideeruv, paigal seisev. Empire State Manufacturing, vaatame siia uudist sisse ka. Miinus 12,6 üle-eelmine, 5,7 eelmine, jällegi positiivne mõju. Ehk et need on natukene suurem mõju uudised, et võime näha dollarile siis tõusu tulevaks nädalaks, vähemalt esmaspäeva kohta. Forex Factory, siis samamoodi retail sales, kuulõiked, core retail ja siis üldine retail. Edasi, teisipäev on meil tulemas Saksamaalt eurotsoonile siis economic statement 10,3 eelmine, 26, 10,3 üle-eelmine, 26 eelmine, konsensus 35, ehk et ootaks siit eurole siis Saksamaa poolt negatiivset mõju, ehk et seda 35 ei ületataks, arvestades seda, mis siis maailmas toimumas on. Edasi tulemas Kanada dollarile CPI uudised, vaatame CPI aastalõiget, 2,6 eelmine, 2,7 üle-eelmine ja uus ootus on 2,8. Siuke nii ja naa, vaadates graafikut allpool, siis on meil hiljuti olnud siin korralik rejection, ehk et nii-öelda siis vastusurve siin veebruari alguse poole, ehk et ootaks tõusu, ehk see 2,8 saaks ületatud. Trimmed median, vaatame siia sisse ka, Kanada dollarile 2,5 üle-eelmine, 2,7 eelmine ja 2,8 uus ootus, vahe küllaltki väike, et ootaks ka positiivset mõju veel. Edasi tulemas USA dollarile, siis uudised housing starts ja building permits. Building permits siis ehitusload näitab selgelt ära siis tarbija käitumist, milline on tarbija rahakotti seis, et kas ja kui palju siis ehitatakse uusi maju. Selle uudise mõju küll on madal, punase kausta uudis, aga madala mõjuga. 1,482 üle-eelmine, 4,73 eelmine ja 4,5 on siis uus ootus, ehk et siit ootaks positiivset lüket. Housing starts, vaatame neid. Kõrge mõjuga uudis siis üle-eelmine 1,515, eelmine 1,366 ja uus ootus on 1,375 on langustendentsis, ehk et ootaks siit ka siis edasi langust veel, kuna eelmised tulemused on ka siis pidevas langus olnud. Ehk et siuke vastuolulised üksteisele. Forex Factory ka näitab meil ilusti CPI ja erinevad siis CPI formatsioonid ka Kanada dollarile. Edasi kolmapäev Jaapani jeenile, eurole tulemas siin
Maltalt. Josephi päev, okei, seal toimub midagi. Jaapani jenile ja siis on tulemas meil CPI uudis eurotsooni kohta. Et kolmapäev väga suure mõjuga päev siis, eriti eurole. 126,72 üleelmine, 127,32 eelmine, ehk et on tõusutendentsis, 127,32 on ka uus ootus. Ja kui tuleb kõrgem kui see oodatav tulemus, siis on bullish. Ehk et praeguses faasis ta võiks nüüd pöörduda bullishiks. Ehk et ootaks küll siis kolmapäeval nii-öelda selle turu selgroo murdumist ja trendi siis suuna muutust. Ja edasi tulemas ka Guino kõne. Edasi New Yorgi sessiooni ajal, õhtuse ajal, kell 8 meie aja järgi siis Ameerika Keskpanga siis intressimäärade otsus ja FOMC. Ehk et kolmapäeval tasub olla väga-väga valvas enda siis lahti olevate tehingute puhul. Suht keerukas siit ennustada, et on jäänud samaks, intressi siis muutused on tehtud, et ei ootaks siit ka siis intressi muutusi enam. Nii, vaatame Forex Factorit. Kolmapäeva kohta siis Jaapani jeni uudised, USA dollari, FOMC, NZD-le näitab siin ka GDP uudist, mida siis Forex Fact või MyFX Book ei kajastanud. Aga FOMC uudised ilusti kõik siin olemas siis ka. Et kolmapäeval tasub olla valvas, hästi valvas, et 2 mõjusat uudist meil siis selle päeva peale tulemas. Edasi on neljapäev, Jaapani jen, pangad kinni, ei toimu midagi. Siis on tulemas Austraalia dollarile töötusmäära uudised. Me selle all magame ja siis Londoni sessiooni alguses on tulemas meil GBP-le ehk Briti naelale, Britile siis töötusmäära uudised. Vaatame siia sisse. 4,4 üleelmine, 4,4 ka eelmine, uus ootus 4,5 ehk et ka niuke nii ja naa. Ei julgeks siin siis ka väga pakkuda, et mis siit edasi saab, küll ootaks jah tõusutendentsi. Vaatame unemployment change. 36 üleelmine, 107 eelmine ja uus ootus on siis 60 ehk et ootaks positiivset lüket. Et mõlemad uudised justkui natukene üksteist toetavad. Ja siis on siin mitte mõjuv uudis climate count change. Okay. Edasi tulemas Šveitsi frangi uudis intressimäärade kohta. See mõjutab siis Šveits mõjutab tervet maailma, võiks öelda, kõige rohkem siis eurotsooni. Eelmine tulem, üleelmine oli 1, eelmine oli 0,5, uus ootus on 0,25 ehk et ootaks siit siis positiivset lüket. Vaatame korra siia ülespoole uudis sisse. Nii, vaatame. Jaanuaris oli siis eesmärk miinus 1,25 kuni miinus 0,25 oli see vahemik, mida siis ei tulnud, et tuli 0,5, et oli positiivne, et siit ootaks ka siis nüüd positiivset lüket veel. Ja edasi tulemas siis GBP kohta intressimäärad uudised 4,75 üleelmine, 4,5 eelmine ja uus ootus ka 4,5 ehk et siin ei oska täpselt öelda, kuhu poole turg võib minna, et allpool graafikus ka pigem siuke konsolideeruv. Saab näha, mis siis neljapäeval toimub. Ja edasi tulemas siis New Yorgi sessiooni ajal dollari uudised, töötusmäära uudised ja jätkutöötusmäära uudised. Vaatame nendest sisse. 224,5 üleelmine, 226 eelmine, 229 on uus ootus ehk et ootaks negatiivset tulemit selle uudise põhjal. Jätkutöötusmäär
222 üle-eelmine, 220 eelmine, uus ootus on 224, ehk et samamoodi ootaks negatiivset lüket. Nii, vaatame siia, töötusmäär uudis sisse. 1897 üle-eelmine, 1870 eelmine on langustendentsis, 1880 on uus ootus, ehk et samamoodi ootaks siis siin selle uudise põhjal langustendentsis. Jah, siin ootaks siis positiivset, ehk et uus tulem tuleks siis madalam kui 1880. Existing home sales, vaatame siia sisse. 2,9 üle-eelmine, -4,9 eelmine on langustendentsis ja -0,7, ehk et siit ootaks ka siis veel negatiivset jätku. Ja existing home sales 4,29 üle-eelmine, 4,08 eelmine langustendentsis, 3,92 niisugune nii ja naa, kuid ootaks siis suuremas pildis ikkagi neljapäeva peale dollarile pigem niisugust negatiivset liikumist. Forex Factory neljapäeva peale Jaapanis siis nagu näha, Bank Holiday ja ülejäänud uudised ka meil klapivad. Šveitsi frangile on siin natukene rohkem uudiseid kui Forex Factory's. MyFX Bookis oli siis üks uudis, aga kõik käivad siis sama asja kohta. Ja GBP-le ka siin on tulemas uudiseid. Official bank rate siis on see, mida näitas ka MyFX Book. Ja USA dollari kohta siis ka MyFX Bookis on rohkem uudiseid, siin on lihtsalt unemployment claims on siis USA dollari kohta. Ja reede on siis ainult Kanada dollarile core retail sales ja retail sales, vaata MyFX Booki. Jaapani jeni punane uudis ja GBP-le siis consumer confidence, neid siis MyFX Book või seal Forex Factory's ei kajastanud. Vaatame siia sisse. -22 üle-eelmine, -20 eelmine on tõusutendentsis, -21 on uus ootus, ehk et selle uudise põhjal ootaks GBP-le reedel siis tõusu, positiivse lüket, ja siis on Kanada dollarile tulemas retail sales. Vaatame aastalõiget. -21 üle-eelmine, -3, mitte miinuse, lihtsalt 2,1 üle-eelmine, 3,9 eelmine, uus ootus on 4, ehk et tõusutendentsis on, ootaks ka siit selle tulemi siis purunemist, ehk et tuleks Kanada dollarile siis positiivne lüke. Vaatame siit kuu lõikama, 2,5 üle-eelmine, -0,4 eelmine ja vaadatakse sama tulemit. Ehk et kui tuleb madalam, siis tuleb negatiivne. Selle uudise põhjal keerukam natukene ette näha, mis sealt tulla võib. Siin täpselt sama. Ja siis autod. -0,7 üle-eelmine, 2,7 eelmine ja 0,1 on siis uus ootus, ehk et ootaks ka positiivse lüket. Minu mäletamist mööda, kas nüüd paari nädala jooksul, kas selle kuu lõpus või siis aprilli alguse poole, peaksid ka uued tariifid siis USA poolt kehtima hakkama. Nii Kanadale, Hiinale kui ka Euroopale. Et põnevad ajad võiks öelda, et on ees. Kuid lähme graafikule, vaatame, mis meil graafikul toimub. Võtame dollari-indeksi. Nii, teeme natukene puhtamaks. Sai oodata siis dollari-indeksile embu-kumba liikumist, kas üles-alla, kuid terve nädal on osutunud siis konsolideerumiseks. Nii, teeme kuhkana lahti, see natukene läägib. Nii. Nii, laeb ära kohe. Nii, dollari-indeks. Ja teeme puhtamaks. Ehk et meil terve nädal on olnud siis konsolideerumas.
erilist liikumist ei ole. Weekly vaates ka on meil siis suhteliselt doji küünal ja oleme jõudnud siia daily supply demand'i, mille weekly peal küll näha ei ole. Et weekly supply demand on siin allpool. On ka tegelikult siin vahepeal üks weekly supply demand. Et kuhu turg võiks siis tulla. Ja hetkel käidud siis võetud likviidsus ära siit daily supply demand'i pealt ja ootaks kerget korrektsiooni nüüd dollarile. Et dollar tuleks siia daily supply demand'i sisse ülesse, vaata weekly, daily weekly siis omavahel kattuvad ilusti. Lisame siia ühe ala veel. Nii. Paneme siia õige ka. Ehk meil on mitu supply demand'i üksteise sees ja ootaks dollari liikumisele põhimõtteliselt sama asja ikka, mis siin siis eelmine nädal sai välja joonistatud. Niimoodi. Vaatame 4 tunni peale sisse lähemale. Vaadates küünlakehi või küünlakehade järgi, oleme see altpoolt likviidsuse korjanud, oleme altpoolt ka nii-öelda alast väljaspool käinud ja hetkel siis siit toimunud küünlakeha pealt murdumine või ka nii-öelda siis likviidsuse haaramine. Ja on meil karude, siis 4 tunni pildis on meil karude kohalolek turul tugevalt välja joonistunud ja oleme jäänud uuesti siis konsolideeruma külg liikumisse. Küll aga varasemalt on ka meil siin 4 tunni pildis näha pullide kohalolu, siin siis küünlavikkide näol ja väike siuke agressiivsem tõus ja peale seda veel üks. Ehk et oleme justkui jõudnud ka jälle tagasi siia supply demand'i, mida see on otseselt nii puhtalt siis välja joonistatud 4 tunni peal veel ei saa. Aga olen ka varasemalt maininud siis, et küünlakehad omavahel peaksid kohtuma, mida nüüd turg on ka teinud. Ehk et ideaaltsenaarium oleks see, et turg nüüd siit läheks siis korrektsioonile. Vaatame tunni aja peale korra sisse. Tunni aja peal on meil isegi siin olemas üks supply demand. Saame siia märkida. Et väiksemas pildis turg võiks siia sisse isegi tulla. Nii, märgin peale, ühe tunni oma, rohkem supply demand'e siin näha ei ole. Ja on meil vastaspoole peal ka siis müügipoole supply demand siin ühe tunni peal ilusti olemas. Pilme korra 4 tunni peale tagasi. 4 tunni supply demand ka siin siis ilusti eksisteerimas. Väiksemas pildis, kui vaadata lähipilti, et ootaks turgu tegema võib-olla midagi sellist. Stsenaarium 1 või kui turg tuleb allapoole, tahab siit likviidsust veel ära korjata, siis ootaks turgu tulema natukene sügavamalt sisse ja siis minema korrektsioonile. Et need oleksid siis väiksema pildi liikumised. Küll vaadates suurt pilti, oleme ära korjanud päris palju supply demand'e, loomulikult allpool veel on. Vaatame korra weekly pildi peale ka. Oleme ilusti nüüd tulnud ka päris sügavale siis korrektsiooni sisse eelmise küünlakeha sulgumise arvestades, et praegu positsioneerume siin. Korralikult sügaval sees. Daily vaates siin ei väike puude selles osas puudu, mis nüüd on siis sügavamalt natukene ära tehtud. Ehk et ootaks mingisugust korrektsiooni ja on meil tuleviku tarbeks siia ka hetkel siis maha joonistunud double bottom. Ehk ideaaltsenaarium oleks see, kui turg nüüd läheks ülesse ja siis tuleks uuesti alla, et korjata siit likviidsus ära. Muidugi see ei ole garanteeritud, et turg võib teha ka siit likviidsuse korjamise, tulla siia weekly supply demand'i sisse, kõige alumisse ei pruugi jõuda ja minna siit siis ülesse. Nii, vaatame GBP USD. Sama pilt põhimõtteliselt siis, mis dollari indeksil oleme suuremas alas sees.
samad stsenaariumid jäävad kehtima ka siin GBP peal. Et ootaks samasuguse liikumisi. Kas nüüd turg murrab veel kõrgemale välja? Ideaalstsenaarium oleks siis see, kui turg tuleb nüüd korrektsioonile ehk ka dollar läheb korrektsioonile. See ootaks ka GBP USD korrektsiooni ja siis uuesti plahvatust ülesse. Nii, vaatame siit lähimat pilti. Siin on meil ka veel supply demand alasid. On ka likviidsust siin all. Esimene supply demand, järgmine on meil kohe siin. Siin ehk meil on neid magneteid, siis mis tõmbaksid turgu allapoole siin 4 tunni vaates. Ehk et turul on seda kütust, mida korjata. Ehk täitsa loogiline oleks, et turg nüüd tuleb alla, korjab siit kütust ära. Kas ta nüüd siia päris põhja jõuab? Ideaalis ootaks siia osa peale tagasipõrget ja siis edasi minekut. Kuid suures pildis siis jääb ootus samaks, mis eelmine nädal, et turg jäi meil küll konsolideeruma, mis aga mõnes mõttes hea märk, siis korrektsiooni alguseks. Euro, täpselt sama lugu, siis nagu GBP-ga ja dollari indeksi endaga. Nii liigutame natuke paremini. Oleme ilusti ära täitnud siit daily fair value cap'i. Fair value cap'ide eesmärk on saada täidetud ja ootaks turgu liikuma nüüd siit ülesse poole siis veel. Küll peale korrektsiooni. Suures pildis on turg meil downtrendis, väga selgelt, väga tugevalt siin weekly vaates on siis downtrendis. Küll aga oleme siia weekly pildis ka päris mahlase likviidsuse siis üles tekitanud. Ehk et pikemas jooksus pildis ootaks turgu minema veel ülesse, et korjame ära siis likviidsust. Weekly vaates oleme ka siis pigem Doji küünlas, sulgunud tagasi eelmise nädala alas. Ja küünlakeha siis siit eelmise nädala hinnatipust ei ole väljapool sulgunud, küll oleme likviidsuse eelmise nädala pealt korjanud. Daily vaates, täpselt nii nagu GBP-lgi, meil allpool on neid kütuse maardlaid nii-öelda, võiks öelda, et kuhu siis turg võiks tagasi tulla ja ka tulla kohtuma siia eelmiste tippude peale, ehk et ootus, et turg võiks tulla siia alla ja siis minna tagasi korrektsioonile. See oleks ideaalstsenaarium, mida turg võiks teha. Küll aga ei ole ka välistatud, et turg ei pruugi minna siis ülesse ennem ja siis alles alla. Siin väike tähelepanu ka, et oleme likviidsus just korjanud siis siit tipu pealt. Kerge liquidity grab on meil toimunud ja turg võiks nüüd liikuda alla. Aga ootused, stsenaariumid tulevaks nädalaks samad ja tähelepanu siis koondub nendele esimestele osadele, et kuhu poole siis turg liikuma hakkab, et minna nende liikumistega kaasa. Ja see kehtib ka siis teiste paaride kohta. Ensed uuesti sama teema nagu GBP ja euro ja dollari indeks ise ka. Ootaks siis ka samasugust stsenaariumi, nagu eelmine nädal see oodata, kuna turg meil jäi siis konsolideeruma. Weekly vaates ka oleme Doji küünlas. Küll aga daily vaates, siis see tuleb isegi weekly vaatesse. Võiksid sisse tuua weekly. Et just kui on siis bearish flag meil moodustumas, kus on meil agressiivne langus toimunud ja nüüd hakkab see üles ehitamine. Ja peale seda ootaks jälle kukkumist. Et on justkui selline muster moodustumas ja on meil siis super äge likviidsus siin põhjas veel olemas. Ja olen ka mõned siis need tähelepanupunktid siia välja joonistanud, et kuhumaani turg võiks vähemalt tagasi tulla, tagasi tõmba teha eelmise tipu kohtumisele või põhja kohtumisele, siis turg võiks enda tagasi tõmba teha. Daily vaates oleme siis ka Friday, Monday. Nädala alguspunktist kõrgemal pool sulgunud, ehk et võiks oodata kõrgemale minekut veel. Daily supply demand on ka meil siin all, ülalpool rohkem ühtegi ei ole. Vaatame 4 tunni peale sisse. 4 tunni vaates on meil siin likviidsus, mis võiks tirida turgu veel allapoole,
ja just on siis siin reedel ka toimunud likviidsuse korjamine ülevalt poolt, siit double topi pealt. Ehk et võiks oodata turgu tulema ennem alla, jõudma supply demand'i ja siis ülesse. Vaatame korra, keerime korra välja suurem pildi peale. Et see bearish flag võiks jätkuda ja turg võiks siis tulla korjata ära. Ja tähelepanu peaks koonduma ka nendele esimestele liikumise osadele, kuhu poole turg meil siin siis tahab minna. Aud uuesti, võtame weekly pildi, sama pilt nagu siis NZD-l, ilma muutusteta, et see sama bearish flag muster ka AUD peal. Et need on siis ka mõnes mõttes korreleeruvad paarid. Nii, paneme niimoodi rohkem paika. Et ootaks sama stsenaariumi, mis siis eelmine nädal sai oodata. Et see nädal oli meil siis siit esmaspäevast alates oli täielikult konsolideeruv päev. Ja on meil siis AUD ka kõik eelnevad supply demandid ära täitnud. Nii daily kui 4 tunni peal. Ja ootaks turgu minema, siis veel kõrgemale. Täpselt sama asi nagu NZD-l on ka meil siin ilus likviidsus kogunenud, ehk et turg ideaalis võiks tulla allapoole, küll käia nõks kõrgemale ära, et korjata siit veel likviidsust. Aga 2 stsenaariumi. Öelme peamine stsenaarium, turg võiks liikuda nii, või teine variant, nõks ülesse ja siis tulla. Ja nagu teistel paaridelgi, siis meil tähelepanu peaks koonduma nendele esimestele osadele. Kuhu poole siis turg meil minna tahab, kummalt poolt siis likviidsust ära korjab, kummalt poolt supply demand'i püüdma läheb. GBP NZD mõneti natukene täitis ootusi, mida oodata siis oli. On meil samamoodi GBP NZD-l ka ilus kütuseväli nii-öelda siin allpool olemas. Et esimene stsenaariumi natukene turg täitis, kus meil siin esmaspäev nii, siin punktis algas. Turg tuli natuke alla, liikus ülesse, ehk et tehti põhimõtteliselt see liikumine ja nüüd siis korrektsioon, ehk et see. Nii, võtame need korra siit pealt ära. Vaatame weekly vaadet. Weekly vaates oleme siis ka Doji küünlas, küll oleme bullish ja ootaks mingisugust korrektsiooni nüüd turult siis toimuma. Daily vaates oleme siis reedesel päeval sulgunud tugevalt bearish ja ootaks turgu tulema veel allapoole. Et tuleks täidaks ära siit supply demandid, tuleks kohtuma eelmise küünli tipuga, öelme turustruktuuri, siis siseliikumise tipuga ja siis jätkama enda üles reisi. Saab isegi daily pealt tagasi. Vaid stsenaarium 2, kus turg läheb siis üles, teedab siit daily supply demandi veel ära. Ehk et kasutab ära selle ja siis liigub alla ja siis ülesse. Et üldsuuna ootus oleks, et GBP NZD-l, et turg pööraks alla, tuleks supply demandisid täitma, ära võtma, likviidsust korjama ja siis minema korrektsioonile. Ehk et saab näha, mida turg teeb. Kui turg liigub ülesse, murrab meil siit välja, siis vastu ei punni, ei jonni sellele, et ootame muudku müüki. Et tahame näha siis ka korrektsemat turustruktuuri, mida siis turg meil tegema läheks. 4 tunni vaates saame täpsustuse teha siia peale. Kas siia sisse või siia lähistele ootaks turgu siis tulema. Ja jääb ka meil siia ülesse tippu siis daily supply demand. Et selline stsenaarium oleks siis GBP NZD-l ees ootamas. GBP ja JPY weekly vaates oleme endiselt bullish, oleme üles liikumises, nii nagu ootus oli.
et turg võiks liikuda veel ülespoole. Vaadates daily peale, esmaspäev siin, et turg tegi siis GBP JPY puhul täpselt seda, mida oodata oli. Ja ootaks siit veel edasi üles liikumist, et oleme hetkel ka siis siia likviidsust juurde tekitanud, mida turg võiks ära korjata. Ja järgmine supply demand daily vaates ongi meil siin üleval, kuhu siis turg võiks korrektsioonile minna. 4 tunni vaates lähemal, siis esmaspäev algas meil siin selle küünlaga, ehk et täideti esimene osa ära, see alla langus, ja siis korrektsioon, ehk et siit see tõus. Ehk et GBP JPY siis liikus täpselt ootuste kohaselt. Ja on meil siia nüüd siis tekkinud uus supply demand siia allapoole. Ülevalpool siin on meil juba käidud, kasutatud, ehk et ei ootaks sinna enam siis turgu sisse. Või tähendab selle ala vastupidamist, siis ei ootaks. Nii, vaatame korra daily peale. Daily vaates selle supply demand'i siin näha hetkel ei ole. Nii, vaatame selle siit ära. 4 tunni pealt saab ehk parema, täpsem pildi, et on meil ilus likviidsus siis siia kogunenud. Ja ootaks turgu tulema, tegema siis 2 võimalikku stsenaariumi. Tulema alla, täitma ära siit supply demand, saama siit reaktsiooni ja siis liikuma üles, et korjata ära siit likviidsus. Või turg liigub siis üles, korjab likviidsus enne ja siis asub alla liikumisele. Et 2 sükust võimalikku stsenaariumit siis GBP JPY suures pildis ootaks turgu tulema siia üles daily supply demand'i nii. Nii, USD JPY. Siin siis nagu dollari indeks ise ka on meil olnud weekly vaates siis konsolideeruv, ehk ei ole toimunud eriti mitte midagi. Daily vaates täpselt sama lugu. Siin esmaspäevane päev, suhteliselt konsolideeruv, küll USD JPY on meil siis langustrendis, down trendis, ehk et ootaks veel edasi langema ja on meil siin siis allpool nii daily kui ka weekly supply demand ootamas, et kus siis turg võiks saada enda vajaliku reaktsiooni ja ka korrektsiooni. Siin on 4 tunni supply demand kasutatud, ehk et siit ala vastupidamist enam ei ootaks, allpool ühtegi supply demandi rohkem hetkel ei paista. Kõige lähim on meil siin. Muidugi ootaks dollari indeksile oma liikumise USD JPY ootaks veel allapoole, et tuleks roniks allapoole veel ja võtaks altpoolt veel ära, siis likviidsust ei jõuaks sinna suuremasse supply demand'i sisse. 2 võimalikku stsenaariumi, kas turg liigub üles, korjab siit likviidsuse, ideaalis jõuab siia üles 4 tunni supply demand'i ja siis siia weekly poole, kuna turg on meil down trendis, siis suures pildis ootaks ikkagi langust. Stsenaarium 2, turg tuleks siia sisse ja siis liigub mingisugusele korrektsioonile, saab näha kui kõrgele, kas ta siia supply demand'i jõuab või jõua. Aga siit edasi ootus oleks ka siis veel down trendi. Ehk et tuleb vaadata, mida turg siin teeb, kummale poole välja murrab. Kas tullakse, korjatakse lihtsalt likviidsus siit pealt ära veel ja siis liigutakse alla. Või saab siis turg siit supply demand'ist põrke, austab seda ala ja liigub ülesse. Ehk et siis veel nii-öelda siia daily ja weekly supply demand'i siia alla, siis see ei pruugi jõuda. Uuesti käed on meil ka siis, kus meil siin on, 3. märts, siin on meil küünal. Paistagi siin välja, nii mega külg liikumine olnud, et välja ei paistagi korrektselt. Et terve nädal on olnud siis konsolideerumine ja käed paarid on siis ka hästi külg liikuvad, ehk et võivad väga-väga pikka aega liikudes külg suunas ja uuesti käed seda ka siis teinud on. Lähipilti vaadates kerge süka down trendi hõng on, et uuesti käed võiks liikuda alla poole veel. Eelmise nädala stsenaarium välja ei joonistunud, ehk see ootus
ja ootaks turgu tulema nüüd siis veel allapoole. Vaatame korra siit lähemalt 4 tunni pildi pealt. Daily pealt ei ole väga võimalik täpsemad alasid välja märkida. Siin on meil üks supply demand. Lähim ja rohkem väga ei olegi. Et uuesti CAD ka käis siis meil korralikku tippu ära võtmas, korralikku likviidsust ära korjamas. Ehk et ootaks nüüd siis kerget nii-öelda korrektsiooni, kerget langust. Ja CAD-ile ootaks siis ka positiivsed uudiseid, mis tähendaks uuesti CAD-i langema. Ja on meil siis neid nii-öelda kütuse väljasid siin allpool ees ka. Uuesti CAD-ile ka 2 võimalikud stsenaariumi. Turg tuleb siia ja siis liigub allapoole. Ehk et tuldaks siia tipupoolele siis lõpuks kohtuma. Või stsenaarium 2. Turg saab siit, supply demandist saab reaktsiooni, liigub ülesse, kerget agressiivset lüket tegema, korjama mingisugust likviidsust veel ära, kuigi meil on siin ka müüjate tugev siis kohalolu olemas ja ka eelneva siis suure väga agressiivse languse näol. Et müüjad on tugevalt siin siis ennast positsioneerunud. Kerge seisak suures pildis on meil hetkel siin regioonis olemas. Aga et ootaks siis jah, et 2 stsenaariumi. Esimene kas turg liigub ülesse, korjab siit supply demandi ära ja liigub alla, jõudmaks siia sisse ja kohtuma küünla tipuga. Või stsenaarium 2, turg tuleb allapoole, saab siit supply demandist reaktsiooni, siis liigutakse siia ülesse ja peale seda ootaks jälle langust edasi. Et peale sellist agressiivset ära korjat ootaks langust. Suures pildis ka on meil turg siis väga hästi roninud siin, terve agressiivne lüke ja nüüd tundub, et oleme võimaliku downtrendi siis alguses, et turg tuleks suures pildis weekly vaatas meil siia tipu peale kohtuma. Nii, ja viimasena vaatame kulla. Kulla kallis kuld. Tegi meil siis selle ajaloolise lükk ära, ehk et jõudis 3000 piirini, mida ma siis ka mainisin, ootasin, et kuld siia jõuaks. Ja kuld täitis ilusti siis ootusi, ehk et oli tugevalt bullish, ikka bullish, tugevalt bullish ja hetkel on veel bullish, küll ootaks kullal nüüd ka siis korrektsiooni. Vaatame korra daily pildi. Et daily vaates oleme ka siis Deutsche küünlas sulgunud, weekly on meil ikkagi bullish ehk et tõusujooneline ja 3000 piiri peal, nagu oodata arvata oli, siis siin mingisugune vastupanu, seisak, reaktsioon meil on. Aga kuld on endiselt väga bullish, saab näha, mida turg siin teeb, kas murtakse nüüd siit põhjast läbi, ma ei kujuta ette, mis siis maailmas toimub, eks. Tariifid kindlasti aitavad sinna kaasa, et erinevad sõjade lõppemised, vaheraud, need aitavad kindlasti kaasa, et kuld tuleks siis suuremale langustrendile. Kuid hetkel on meil turustruktuuri vaadates, siis kuld on endiselt bullish ehk et tõusu suunas liikumas. Küll ootaks mingisugust korrektsiooni, et kas kuld tuleks siia alla või siis võtame 4 tunni vaate lähema. Nii, põmm. Või siis kuld jätkab üles liikumist tulles näiteks siia tipu peale, täitis ära siit fair value cap'i mingis osas ja jätkab tõusu. Et hetkel kuld veel ikka on tugevalt bullish, et väga agressiivses tõusu suunas. Võt, sellised vaated, sellised ootused minul tulevale nädalale saab näha, mida turg siis endast maha jätab, mida teeb. Ja vastavalt siis turu liikumistele, kuhu poole turg ennast välja murrab, siis vastavalt sinnapoole nii-öelda kaasa minna, kaasa liikuda. Seniks aga soovin teile super ägedat nädalavahetuse jätku ja ülimenukat, edukat uue nädala algust ja kellega kohtume uue nädala kõnedes, õppeseeriates ja liigume edasi järgmistes teemades ja annan nendest teada siis jooksvalt Discordi. Tšau, paka!